Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Tänases saates võtame me kokku parimad tooted, mis selle kohe lõppeva 2022. aasta jooksul meile silma on jäänud ja keskendume nendele, mis on kas siis täiesti uued, mida varem pole olnud või sellised kategooriad või trendid, mis on näidanud nagu tugevaid paranemise märke just selle lõppeval aastal. Et tooted on tulnud ju tohutus koguses tuhandeid, aga paljud on sellised pisikesed uuendused või lihtsalt natukene värvi muutnud asjad, eks ole, et neid me ei kajasta, aga hakkame pihta minu arust ühest selle aasta põnevaimast trendist ja see on see, et erinevad telefonides, kus nagu muudatusi väga palju ei ole, on väga palju muutunud kellade maailmas. Ma vaatan, et sul on ka Apple Watch ja olen nii vana. Sa ei ole kindlasti rahul oma akuga, eks ole? Ei, kindlasti mitte. Tegelikult on sel aastal toimunud kaks huvitavat muudatust. Esiteks on see, et me oleme tegelikult sellest rääkinud, aga me räägime sellest korra veel, sest et see on selline põnev teema ja tundub, et tulevikus tuleb siin veel huvitavaid asju. Esiteks on see, et sellised nutikellatootjad nagu sinu oma, ehk Apple ja Samsung üritavad ronida väga aktiivset spordikellade maailma, eks. Ja tegelikult neil see õnnestub päris hästi. No just, et Apple ei teinud küll võib-olla väga palju natukene pikema akukestvusega kella, eks Apple Watch Ultra tuli, aga mida tegi on see, et see on tehtud tõsiseks spordikellaks, sest ta on väga tugev. Ta on väga palju erinevaid selliseid spordirihmasid, mis siis on mõeldud selle jaoks, et sul käsi higistaks, eks ole. Ja kell käe pealt ära ei kukuks, eks. Ja, või kui sa näiteks ujuma lähed sukelduma, siis on spetsiaalne rihm ka selle jaoks, eks ole, ja lisaks on siis see, et nüüd just tuli välja äpp, mis on siis teeb Apple Watch Ultrast täieliku sukeldumiskompuuteri, mida väga vähesed kellad teha oskavad. Ja seda ei olnud ennem ikkagi peal. Ja lisaks siis sellele, eks ole, et tal on need erinevad lisapordivõimalused ja üks füüsiline nupp on juurde tulnud, et saad siis, kuna kinnastaja kasutades, eks ole, näiteks kui sa oled kuskil suusatamas või edasi, saab kasutada päriselt nagu üritab tulla sinna nagu nii-öelda klassikaliste spordikellade maailma. Ja ta tegelikult pigem ongi lisand sinna valikusse ekstreemsemad, võib-olla minu jaoks ekstreemsemad, et mägironimine ja sukeldumine ja lumesport, et sest et joosta saad seda praeguste kelladega ka, eks ole. Joosta ma saan ilma kellata ka tegelikult. No ma mõtlen, kui sa tahad ja kui sa tahad ikka, nad ongi mõeldud, need funktsioonid on mõeldud neile, kes teevad nagu sporti natuke tõsisemalt kui see, et ma pool tundi õhtul jalutamas käin. Et kes tahavad ikka jälgida. Hinnaklass on ka läinud tegelikult samamoodi sellisesse kallimasse otsata ikkagi sinna 1000 euro kandis on, eks ole praegu. Ja mis salatega, aga sellised Garmini ja Suunto kallimad spordikellad on sama sinna kas või veelgi kallimad. Ja teine asi, mis siis on nagu konkurent teinud, mis tegelikult tuli juba enne välja, on Samsungi Galaxy Watch 5 Pro, mis üritab minna sarnasesse suunda, et ta on tehtud tugevamaks, suuremaks. Aku kestab nüüd praeguse päeva asemel vähemalt 2, Hindek ütleb siin, et tema kestab isegi kuni 3 ja lisaks on samamoodi, et ta on nagu hästi tugev. Materjalid on, eks ole, safiirklaas ja titaanis korpus ja nii edasi, aga sportimisel peavad need kellad olema natuke tugevamad kui need vanakooli nii-öelda tavalised käekellad. Just, ja siis lisaks Samsung on erinevad Apple'is, kes üritab siis teha sellist nagu eriti ultrat, et just me rääkisime siin sukeldumisest, mis on väga keeluline tegevus, eks ole, kella jaoks. Aga et Samsung üritab teha sellist matkalahendamist, et ta suudavad salvestada neid GPX või standard klassikalises matka või seiklusformaadis GPS-koordinaat, et saad nagu enda raja kuskil arvutiprogrammis ette ära teha, siis kella viia ja siis kellaga navigeerida, eks ole, et kaardid on sees ja nii edasi. Ja Apple'i kellal on nüüd pealse mägironijatele see nii-öelda hädaabi GPS just, kõne. See on ka tegelikult väga huvitav, et Garminil on näiteks niimoodi, et kellade peal seda ei ole ja Garmin on aastaid teinud eraldi seadet, mis siis GPS-iga abi kutsub ja väidetavalt neid helikopteri väljakutsumisi on ikkagi nagu iga aasta 1000 Garmini seadmetega. See on nagu see, et ta võtab, eks ole, otse satelliidiga ühendus, lisaks saad sa nüüd siis ka, kui vanasti oli vaja selleks nagu spetsiaalset Garminil, siis spetsiaalset sellist vidinat, kus on antenn küljes ja kus peal sa siis vajutasid seda SOS-nuppu või tegid midagi. Selle aastalt nad tegid sellise lisaseadme, mis käib siis Bluetoothiga sinu telefoni külge ja on sul lihtsalt kuskil seljakotis ja sa saad telefonist panna siis selle sõnumi saata või siis ja sa saad ka, see on kuumaksuline, saad ka siis saata üle satelliidi sõnumeid teistele inimestele, et lihtsalt mitte hädaabi, aga tavalisi sõnumeid. Aga kui sul ei ole seda mobiili just, aga see on see, et mõlemad need inimesed, kelle vahel suhtlus toimub, peavad siis olema selle võrgu liikmed, eks nad peavad seda kuumaksu maksma, et see on nagu ikkagi selline piiratud spetsiifilistele inimestele, kelle seda teenust vaja on. Aga samas see hädaabi on ju igal pool saadaval talle. Et see on nagu hästi oluline, eriti kui sa käid mägedes kuskil. Just, et see on nagu hästi huvitav lähenemine ja kui me just siin Garminist rääkisime, siis tegelikult teine asi, mis on kellade maailmas huvitav, ongi see, et Garmin teeb nagu vastuhuvitavaid käike, et kui Apple ja Samsung üritavad siis minna nutikellast sportlikumaks, siis teised tulevad vastu, jah, et Garminil on siis 2 uut sarja Fenix 7, Fenix 7 Solar on siis eriti äge selline
ja Epix ja mis on siis erinevus on see, et esiteks Fenix 7 on siis, Fenix 7 on alati olnud selline ultraspordi kell, suhteliselt kallis ja hästi täiuslik ja muutunud ei olegi palju rohkem, lisaks sellele, et loomulikult tuleb sinna erinevaid spordiprogramme juurde ja kõik need algoritmid ja sensorid lähevad paremaks, aga mis on muutunud on see, et päiksepaneel on läinud, mis Fenix 7 Solar versioonide peale on veel paremaks, ta kestab nüüd niisama kandes väidetavalt normaalse päiksevalguse käes 20-25 pea kuu aega, eks ole. Ja see on tegelikult suur pluss. Just, ja kui sa lähed kuskile matkama, siis tegelikult, kui sa küll kasutad, eks ole, ilmselt GPS-i värki, see kestab ikkagi päris mitu päeva. Ja sellega peab ju arvestama, et kui sa kasutad hästi palju funktsioone kellal, siis akuga läheb kiiremini tühjaks. Ja teine asi, mis on siis tekkinud Fenix seerial, on puutetundlik ekraan, et siiamaani olid ta kasutada ainult nuppudega, aga nüüd on siis niimoodi, et sa võid kasutada nii nuppe kui puutetundlikku ekraani. Ja üks selline huvitav omadus on veel see, et sa saad vastavalt spordialale määrata, kas sul puuteekraan on töötab või ei tööta, vaikimisi ta lülitatakse välja, kui sa vaad spordiala peale, aga seadest saab määrata, et siin spordialal pane ta sisse või kasuta mõlemateks varianti. Mõnda spordiala harrastades oleks hea, kui see ekraan ei reageeriks minu puudutustele. Just. Ja vaikimisi ongi ta välja lülitada, kui sa tahad, sa võid ta sisse lülitada, et sul oleks näiteks kiiremini liigutada nende ekraanide vahel liikuda kui nuppudega. Aga nupud on ikkagi füüsiliselt olemas ja see on nagu ikkagi eeliseks selle puhul, et siis kui sa tõesti lähed suusatama, sul on kindlalt käes näiteks või sul on, ma ei tea, sõrmed märjad, siis ei saagi puutetundlikku kasutada. Just, et siis kõik asjad on tehtavad ikkagi nende 5 olemasoleva nupuga. Ja Epixil on siis kõik samad asjad, välja arvatud see, et tal ei ole seda päiksepaneeli, aga mis tal on OLED-ekraan, et kui Garmini Fenix seeria teise spordikeelad reeglina kasutavad sellist transflective on inglise keeles, ehk sellist tagasi peegelduvat ekraani, mis töötab niimoodi, et mida rohkem sul paistab peale päikest ekraanil, seda heledam see on. Ehk siis kui OLED-ekraanidel tavaliselt on see häda, et eriti esimestel Apple-võtsite Samsung kelled oli see, et heleda päiksevalgusega ei näinud mitte midagi. Siis nüüd on see OLED-ekraanid on läinud piisavalt heaks ja nende transflektiivsete ekraanide häda on see, et nad ei näe nii ilusad välja, neil on vähem piksleid, nad ei ole sellised säravad ja värvikad, eks ole, just. Ja nüüd siis Garmini Epix seeria nad on jõudnud sinnamaani, et kuna see OLED-ekraan on piisavalt heaks läinud, see on ka Epix seeria esimene Garmini päris kange spordikell, mis kasutab siis sellist ilusat ekraani. Ehk siis kui sa tahad selle kellega kuskile välja minna ja eputada ja näidata, siis sul on nagu ilusa ekraani kell. Varrukad üles käärida kuskil niimoodi. Ehk siis sama ilusa pildiga, kui on Samsungi või Apple'i kellad. Ja just ennem need nii-öelda spordikellade tootjad väga ei pannudki võib-olla sellele ilule nii palju rõhku. Et nüüd on küll väga ilusaks. Minu näiteks on käe peal on Garmini selline, mis on nagu otseselt odavam Apple Watchi või Samsungi kellade vastu tehtud Venue 2 Plus kell, millel on ka ilus ekraan, eks ole, aga tal on mõned hädad, et kuna ta ei ole selline hardcore spordikell, siis see ekraan ei ole nii hästi kaitstud, eks ole, asjade eest ja ta on ka, ja muidugi ta aku ei kesta nii palju, kestab küll rohkem kui Apple Watch, kestab 4-5 päeva. Aga ta on jah selles mõttes, et ja see on nagu, et Garmin on läinud nagu oma odavamates seeriates just selle stiili peale rohkem, eks ole, et ta on sporti küll, just, aga ta peab ilus välja nägema, et see on nagu selline esimene asi tal. Ütleme ausalt, me kõik neid nii-öelda spordikellasid kanname ju nagu igapäeva kellana, et mitte ainult sportides, et just. Ja kuigi ma tean, et näiteks need samad Epixi ja Fenixi kellad ja tegelikult ka mõned muud sellised Garmini kanges spordikellast, neid on kasutanud just sellised edukamad inimesed niimoodi, et nad töö juures või kuskil kannavad ülikonnaga klassikalist mehaanilist kella ja see õhtul lähevad trenni või kuskil panevad selle kella käe peale ja kasutavad siis. Aga tavaline praktika on jah see, et hommikul ma panen ta käe peale ja õhtuline magaminekut võtan ära. Just, ja paljud tahavad, eks ole, et sa kasutaksid kella ju tegelikult unemõõtmiseks, mis on omaette probleem, sest et ka see uus Apple Watch Ultra ja eriti need Garmini kellad, nad on ikkagi suured ja rasked, et Fenix 7X see kõige suurem Solar versioon kaalub 100 grammi, et see on ikkagi nagu pomm käe küljes, eks ole. See hakkab lund segama, siis ei olegi midagi vaja. Ja ma tean ka inimesi, kes näiteks kasutavad niimoodi, et kasutavad päeval siis seda, just Garmini kasutavad või ka Fitbiti kasutavad sellist suuremat kella ja ööseks panevad selle pisikese võru, eks ole, käe peale, et mis siis samas süsteemis mõõdab, eks ole, et sa pea nagu kasutama 2 erinevat teenuspakkuvat äppi, eks ole. Just. Et ta näitab ikkagi, et Garmin oskab nagu liita kokku need asjad ja Fitbit samamoodi. Aga et sellised on huvitavad nagu kellade trendid, et kokku võtta võib niimoodi, et nutikellade tootjad lähevad sportlikumaks, spordikellade tootjad lähevad nutikamaks ja lõpuks kuskile keskele jõuavad kokku, eks. Kui me siin Apple'i kellast rääkisime, siis võtame ette järgmise Apple'i toote, mis on tegelikult ainuke arvutiuudis, millest või arvutitoode, millest nagu rääkida, on see, et MacBook Air sai
sai küll ka M2 protsessori, aga sellest ei olegi vaja rääkida, sest M2 protsessor on natukene kiirem küll kui M1, aga ta ei ole nagu tohutult kiire, see M1 oli eelmise aasta oma oli juba tegelikult kestis aku väga kaua ja väga võimas oli ka. Aga mis on juhtunud on see, et MacBook Air on läinud siis Pro'le sarnaseks oma välimuse poolest. Ekraan on jah, äärest ääreni, see kulm on, kus on kaamera, eks ole, kaamera on paremaks läinud, eks ei ole enam selline udune pilt, või nüüd on parem pilt, kui sa räägid, pead kuskil mingi koosolekut, eks ole, üle veebi, mis on tänapäeval oluline. Tänapäeval pooled koosolekud on veebis. Või rohkem. Ja või isegi rohkem. Ja lisaks on siis see, eks ole, MagSafe on tagasi, eks siis see nii-öelda see pistik, mis on ohutu, aga samas on alles ka, et kui sa jääb sul kuskil kinni pükste külge, siis sa ei tõmba arvutit laua pealt maha. Hästi tihti, eriti kui lapsed on kodus jooksed üle juurde. Aga lisaks on olemas jätkuvalt alles USB-C pesad, mis tähendab seda, et sa saad ka tegelikult selle kaudu laadida. Üldiselt, et selline üle tüki aja MacBook Air on toodetud ju aastaid täpselt sama välimusega ja nüüd on siis tekkinud selline suurem uuendus, aga loomulikult tähendab seda, ekraan just jah, et ekraaniga eredus või mitte eredus, vaid resolutsioon, ehk pikslite arv on läinud paremaks ja ta on üldiselt nagu selline meenutab ikkagi rohkem Pro'd kui vanat Airi, eks ole, et ta on väga heaks läinud ja kohati tundubki, et selliseid lihtsama otsa Pro'sid, kui sa just väga aktiivset tööd ei tee, siis ei olegi mõtet osta, vaid tulebski võtta see Air või siis võtta juba veidi kallim Pro, kus on nagu päris kõvasti tööd teed. See oleneb, mida seal arvutis teha. Jah, et kui sa ei töötle väga palju videot või tee väga aktiivset fototöötust või siis mingit joonestamisprogramm, eks ei ole arhitekt, siis sul tegelikult Airist piisab, eks ole. Just. Aga vaatame korraks üle ka telekad, et sul on kodus suur väike telekas. Mina arvan, et mul on suur, aga sina ilmselt arvaks, et ta ei ole väga suur. Ja ma nägin just ükspäev ühte pilti, kus oli keegi näitas oma jõulukuuske ja siis ma vaatasin, et et seal nurgas on mingi pisike telekas. Nii võrras vaadatakse. Et mulle meeldivad suured ekraanid, aga tegelikult telekade maailmas on toimunud nagu päris huvitavat asja. Esimene asi on see, et esimest korda tegelikult on meie valikus ka laserteler, mis tegelikult ei ole päriselt teler. Tegemist on projektoriga, aga kuna tavalise klassikalise projektori paigaldus on jube keeruline, et esiteks on see, et sa pead kuskile lakke või tagumise seinada panema. Sa pead kuidagi neid juhtmed vedama, neid peitma, eks ole, et jube keeruline. Teiseks on see, et kui sul projektor seina peal on, eks ole, ekraan, projektor on sul selja taga. Sa ei tohi sinna vahele astuda. Jah, see on üks asi, teine asi on see, et kuidas sa heli tekitad, eks on mingi kodukino juba olema. Kodukino on muidugi alati mõistlik asi, aga võib-olla kõik ei taha, eks ole. Ja sellepärast on siis laser TV on tegelikult ultra short throw või see eesti keeles ilmselt nagu lühimaha projektor, mis siis kiirgab pilti välja järsu nurga all üles poole vastu seina ja tegelikult käib siis põhimõtteliselt samasugust teleka laua peal, nagu tavaliselt telekas on. Aga sul ei ole seda suurt telekas. Kuskil 30 centimeetrit peab olema ekraanist ja ta käib juurde, ta teeb küll seina peale pilti, aga sul kasulik on juurde võtta ja see Hisense on komplektis 100 tolline, mis on 2,5 meetrit, eks ole. Nojah, minu telekas võrreldes päris suur, jah. Mul pole nii palju vaba seina. Just, aga need inimesed, kes suurt pilt tahavad, on see väga lahendus, ta ei ole küll väga odav, ta on ikkagi 2,5 ja 3,000 vahele, aga ta on sama hinna kui hea projektor, eks ole, aga ta on mugavam kasutada ja ongi siis see, et kuna ta on selline kast, eks ole, siis kui ilus kast tegelikult, siis tegelikult sinna sisse mahub ära ka korralik kõlar, eks ole, nii et tegelikult see heli on kasu kohe olemas. Mingisugune heli on juba olemas, eks ole. Parem heli kui telemist telerit, kuna telerid on õhutused, eks ole, sinna väga palju ei mahu. Et mina näen, et see on nagu tulevik ja tegelikult need tootjad on teistigi, ka Samsungil, LG-l, Sonyl on olemas, aga nad maksavad rohkem. Aga kuna need hinnad on selle aasta kõvasti alla tulnud ja nüüd on ka meie valikus, mina ennustan, et see saab olema nagu suur trend. Jaa, sellepärast, et esiteks sul ei ole konstantselt mingit sükst, tegelikult ütleme, telekas ei ole disainielemendina väga kena. Et kui sul on siuke väike karbike, mille sa saad sinna kapi peale niimoodi ära sättida ja see ekraan sul ei olegi võib-olla avatuna kogu aeg, et kui sa hakkad vaatama, panete sinna seinale ja... Aga räägime korraks sellest, et telekas ei ole disainielemendina väga kena. Ta on siuke must kast. Jaa, ei, ma olen nõus, aga tegelikult siin on üks asi, mis on veel ka selle aastal muutunud ja mis on tegelikult praegu natuke selline kahe otsaga asi, et asi, kellest kas mitte rääkida või mitte rääkida, nimelt kui me vaatame arveid, siis me näeme, et elektri hind on kallis. Kõik asjad lähevad tegelikult säästlikumaks tehnika ka, aga Samsungil on aastaid olnud Frame telerisari, mis näitab siis vajaduse või soovi korral ooterežiimis sulle mingit kunsti või sinu enda pilte või ühesõnaga tegelikult galeriid, mis välistab ühtepidi selle, et sul ei ole kodus siis seina peal selline must kast, eks ole. Aga teistpidi on see, et praeguses olukorras ta võib olla kallis ja või ta ei võta nii palju voolu, aga ikkagi rohkem kui mitte midagi.
aga kui see elektrikulu ei ole probleemiks, siis tegelikult sel aastal on muutunud see, et need frame telerite uued mudelid sain ise neid Saksamaal vaadata oma silmaga ja ka võrrelda nagu vana mudeliga kõrvuti. Ja kui vanast oli see, et ta oli ikkagi nagu veidi nagu teler selles mõttes, et telerikraan ikka kipub nagu läikima, peegeldama vastu, eks ole, ja natukene küll freimidel vähem kui tavaliste teleritel, aga siiski nagu natuke oli näha, et eriti kui mingi lamp vastu põles laes, siis selle aasta freimid nad näevad päriselt välja nagu lõuend. Just, et see on nagu fantastiline ja samal ajal, et võiks arvata, et kui ta on matt, et siis ta võtab nagu kuidagi moodi ta kontrasti vähemaks, eks ole, aga mulle tundub, et töötab sarnase põhimõttega, nagu töötab see laserteleri ekraan, et ta imeb endast valgust ja peegelda valgust tagasi. Just ja või siis nagu e-lugerite ekraanid, eks ole. Ja see kindlasti aitab ka tegelikult nii-öelda filmielamusele kaasa, et tihtipeale ju telekat niisamagi vaadates, kui on siuke mingi erksam valgus kuskilt, kas ongi see lamp või on aken natukene peegeldab. Minul on näiteks kodus 55-tolline Samsungi tavaline QLED-teler ja sellel on täpselt niimoodi, mul on kodus laes 2 lambikomplekti ja siis ma pean valima, kumma ma tööle panen, üks peegeldub telekas, teine ei peegeldu telekas, eks ole. Ja mõnikord ma kasutan hoopis mingid väiksemad köögi neid et ei paistaks telekas. Just. Ja et aga selles mõttes on see nagu fantastiline edasiminek, et nad on teinud selle freimi ikka nii heaks, et nüüd võib seda, kui see elektriarve ei ole tõesti nagu oluline probleem, siis ei ole sul enam seda just, et ei ole enam selline kole nurk, eks ole, ja sa võid sinna taha, just, ja sa võid sinna taha panna näiteks nanoliifi või twinkli need tulukesed, eks ole, millest saad joonistada mustri, eks ole, ja see annab nagu väga hea efekti. Ja kunstmissugune kodus, eks ole, just. Et see oli nagu selline asi, mida ma ei usku, nad suudavad ära teha, aga nad tegid. Ja kolmas telerite uudis, tegelikult teine või kolmas, paar tükki on veel, on see, et kui me Samsungist rääkisime, Samsung hakkas tegema OLED-ekraane, mitte ainult telereid, aga ka tegelikult päriselt ise ekraane ja ta müüb neid ka teistele, ka Sonyle. Miks on oluline on see, et kui seni kõik OLED-telerid tulid LG ekraanidega, vahet pole, kas ta oli Hisense või oli ta Philips või oli ta Sony, eks ole. Ekraanitootis ainult üks tootja. Just, sest nüüd on ka olemas konkureeriv ekraanitootja, mis tähendab seda, et punkt 1 kvaliteet läheb kindlasti paremaks, juba on näha, et ka LG-l on tulnud paremad ekraanid välja, eks ole, mida ka Philips kasutab ja hind kukub alla, et esimese hooga oli muidugi Samsungi paneeliga telega olid väga kallid, aga nad said aru, et see ei tööta ja nüüdseks on see hind nagu läinud sarnaseks LG-ga ja nad seal võistlevad omavahel ja tegelikult see näitab seda, et konkurents on alati kasulik, eks ole. Konkurents on meile kui kliendile on kasulik. Pilt on parem, hind on odavam ja lõppkokkuvõttes kõik võidavad. Kui me hinnast räägime ja sellest, kuidas kõik võidavad ja kui konkurents on äge asi, siis meie lemmik soodsa teleritootja Hisense, mida me ise müüme ja millest me just lasertelevi kontekst rääkisime, mis tegelikult ei ole odav, aga on väga hea, siis Hisense teine hea asi veel, nimelt on tema üks väheseid lisaks Samsungile, kes toodab siis QLED ekraaniga telereid, mis tähendab tegelikult seda, et keerulised nimetused, aga kontrast on parem, eredus on parem, ehk siis pilt on parem. Jälle parem vaadata. Just, ja QLED telerid Samsungi omad on olnud alati üsna kallid ja ka praegu selline 43 või tegelikult isegi inimesed eelistavad ikka 50-55 tollist, on ikkagi siin 500-600 üles, eks ole, või 600 kandis ja kallimaks, suuremad olevad üle 1000. Siis Hisense'il on ka nüüd olemas täiesti uus QLED telerite seeria, mis toob selle hinna odavamas otsas või lihtsamalt väiksemas mudelites alla 500 €, isegi 450 peale. Ja ilmselt tulevikus ka odavamaks ja siis kallimas otsas on niimoodi, et sama suurusega Hisense'i teler on Samsungi omast ikkagi siuke 40% kindlasti odavam, et kellel on vaja lihtsamat telerit, mis oleks head pilti, siis Hisense on hea valik lisaks sellele, et neil on see nutitv osa on hästi kiire. Probleemiks on muidugi see, et kuna Samsung ja LG ja Android TV on siin turuliider ja Eestis hästi levinud, siis ka Eesti väiksemad sellised äpitootjad ei taha nagu teha selliste väiksematele platvormidele äppe, et siis Teliat meil ei üheltki nendelt, aga Elisa ega Go3 ega sükst äpp ei ole, eks ole, Hisense'il olemas, et sa pead ikkagi mingit pulkase kasutama või boksi. Aga muidu on iseenesest, kui sa kasutad nagu ainult telekanalit vaatad või mingit Netflixi või sükst asja, mis on olemas on, eks ole, YouTube'i, siis telekas siis on väga hea ja väga hea hinnaga. Et see on ja ma vaatan, et päris suured telekad on siin ikkagi alla 1000 kõvasti. Just. Et selles mõttes on jällegi uus edasiminek, et järgmine tootja on otsustanud QLED-i kasuks, mis tähendab seda, et ja muidugi Hisense on ka OLED-mudeleid, aga nende hinnad ei ole nagu nii head, kui siin võrreldes Samsung veel käega kui teistel. Aga samas ongi selle QLED-i puhul juba tegelikult pilt on väga hea, väga hea vaadata ja hinnaklass on ka hea. Täpselt, ja kui me korraks räägime sellest, et kuidas siis nende kitsast telerite heli, kui me just helist rääkisime, et teleri
heli ei pruugi nii hea olla kui võiks, sest et nad on hästi kitsad ja kõlad siin väga hästi ära ei mahu. Siis tegelikult on tulnud paar huvitavat soundbar'i uudist, üks millest me rääkisime siin sel saatel, kui ma rääkisin sellest, mida ma IFA messil nägin, siis üks asi, mis ma seal nägin, mis praeguseks on meil ka müügil, on Samsungi pisike soundbar, mis tegelikult on mõeldud osaliselt täiendama seda sama Samsungi Frame'i teleri seeriat, sest et kuna seda Frame'il on samamoodi, et saad vahetada neid raame ümber, sa puitimitatsiooniga raami või mingi värvilise raami, eks ole, mis sul toadisaini kokku sobib, siis sellel Samsungil on nüüd S800 soundbar, mis on samamoodi, et sa võid seda kõlari enda või selle riba siis ümber panna ka samasuguse, täpselt samas toonis just. Et kui sa oled puitimitatsiooniga telerit ja puitimitatsiooniga kõlarist, siis sul on see võimalus olemas. Muidugi kõlar ja telekas võiks ju kokku sobida. Absoluutselt, just, muidu on see, et sul on näiteks roosa raamiga teler ja must kõlar, eks ei sobi hästi kokku. Ja lisaks on siis see, et sellel, mis on selle soundbari eeliseks veel, on see, et on ülikitsas, nii see kõlar ise, kui see bassikõlar on nagu väga väike, et mahub nagu väikestes ruumidesse väga hästi ära, et ei võta ruumi. Ja üllatus, aga ma tegin nagu väga head häält, arvestades, kui pisiked on. Et selles mõttes nagu vanasti oli see, et väike subwoofer teinud nagu head häält, eks ole, siis nad on ikkagi mingid imesid teinud seal Samsungi laborites ja see heli on tõesti nagu ootamatult hea. Ja aga samas ongi see, et meil on nii-öelda suund on ikka minimalistlikule kodule, siis ma tegelikult ei taha neid suuri kaste ja ma ei taha neid juhtmeid vedada ja nii edasi, et siuke on nagu mugavam kasutada. Täpselt, ja kui me soundbar'is edasi räägime, siis 2 asja on veel, mis seal maailmas on nagu toimunud. Üks on siis see, et JBL-il on uus soundbar'ide seeria, mis erineb 2 asja poolest. Esiteks on see, et kõigil kogu seerial on siis Dolby Atmos peal, mis teeb seda ruumilise heli ja sa ei taha kõlarit panna, vaid sul on virtuaalselt väga korralik ruumiline heli, TTSX samuti, mis on siis selline konkureeriv standard, vahet pole, sa võid proovida, vaid nuppu, kumb parem tundub, eks ole. Ja teine asi, mis on muutunud, on see, et JBL on natukene mõnedest konkurentidest olnud taga just sellise nutikuse poole pealt, et heli on väga hea, aga see tarkus ei ole nagu olnud nii hea, sest nüüd on nagu see, et esiteks kõik nad on äpist juhitavad, ehk siis sul on võimalik equalizerit muuta, heli reguleerida, ja lihtsam istud telefoniga seal, kus sa muidu telekat vaataksid. Just, ja lisaks on ka see, et sa saad nüüd, nagu sul tundub, et passi on liiga palju, liiga vähe, saad seda lihtsamalt muuta. Just. Ja teine asi on see, et tal on olemas siis kõik need tänapäevaste nutirakenduste tugi, ehk siis sul on Apple AirPlay, eks saad telefonist saata. Ja sa otse kohe, eks ju. Ja sul on Google Chromecast, kus on Androidiga telefon, saad ühesõnaga lihtsalt kasutada näiteks muusikamängijana palju mugavamalt kui vanasteks. Need on nagu 2 sellist huvitavat asja ja siis nendel inimestel, kellel on Sonose seadmed, tuli Sonosel välja Sub Mini, mis on siis siuke väiksem bassikõlar, mis mahub ka paremini ära igal pool. Vanasti oli Sonosel olemas küll selline tegelikult suuremate soundbar'ide jaoks mõeldud bassikõlar, mis oli suur ja kobakas ja võttis palju ruumi. Ja taaskord võtab palju ruumi. Mini on pisike, tegelikult Sonos on terve valik väiksemaid soundbar'e, väiksemad telerit jõud väiksematesse ruumidesse, mis võib-olla tahaksid natuke juurde bassi, aga see oligi see, ostsin meile väikse soodsa soundbar'i ja pidi ostma selle väga kalli, väga suure bassikõlari. Nüüd on olemas nagu see, et sa saad teha komplekti ja tegelikult on olemas ka meie valikus komplekti, kus on see väike soundbar, väiksem see kõlar ja siis tagumiskõlarid ka, eks ole, saad teha nagu täiuslikku kodukütne süsteemi. Ülikena välja ka. Ja on Sonos nagu kogu aeg ülikinad olnud, eks ole, aga nüüd ongi siis see, et see... Ja neil on see disain hästi just, et väiksem variant on tehtud juurde. Sellised soundbari uudised ja loomulikult mängukonsoolidest Steam Deck tuli, mida küll meie veel ei müü, aga mis pööras pea peale nagu sellise käeskantava mängukonsooli maailma, sest et ta mängib kõiki arvutitele mõeldud mänge, aga samas see menüü näeb välja nagu mängukonsoolil või sellise nagu Switchil põhimõtteliselt ja ta on selline kaaskantav ja samas saad ühendada ka monitori või teleka taha ja mängida siis nii-öelda eraldi puldiga. Et selline pisike revolutsioon mängumaailmas, mis on hästi populaarne ja mida siiamaani nad nii palju toota ei suuda, kui ostetakse, seepärast ilmselt ei ole ka nii meil. Need on jah imelikul kombel hästi populaarsed, aga samas tegelikult ongi see, et kuna me oleme ise hästi mobiilsed, me liigume kogu aeg, siis ma PlayStationit ei võta kapist kaasa, ei lähe, aga kõik need mängukonsoolid kaasas kantavad võtan. Paar asja ma mainin siin veel ära, et üks on see, et Sonyl tulid kummalised kõrvaklapid, millest me siin oleme rääkinud, ehk siis sellised ideaalsed kontoriklapid, mis näevad välja muidu nagu tavalised klapid, aga see osa, mis kõrva sisse käib, on sellise sõõriku kujuga, mis asevad siis välist heli nagu praktiliselt täielikult sisse, nad ei summuta seda, et kui sa tahad... Tihtipeal on vaja teada, mis sul ümber toimub. Tegelikult on need mitte ainult kontoris kasutamiseks, vaid mina soovitaks neid ka neile, kes tänavatel väga tahavad muusikat kuulata. Seal on just ongi see, et ta ei mängi nii hästi muusikat bassi osa kui nagu sellised suletumad klapid, aga näiteks mingi podcasti või audioraamatu jaoks on väga hea ja muusikat mängib ka, aga lihtsalt passi võib väheks jääda. Aga just see, et tal on väga head mikrofonid ja tal on see, et ta saab heli läbi, et on sellised
kodukontori või õues käimiseks, spordi tegemiseks, aga väga mõistlik klapid. Täiesti teistsuguse disainiga kui üheltki teised, eks vanem pole keegi midagi sellist teinud. Väga ägedab välja. Just, et Sony teeb nagu siin sellist innovatsiooni, eks. Ja samas mina olen alati rääkinud neile, kes väga tahavad neid hästi tugeva helisummutusega, et palun nagu tänaval mitte kanda neid, et kui liiklusesse minna, et need oleks ideaalsed, ma arvan, lastele kinkida, kes armastavad klappidega käia. Just, ja teised paar klapi uudist, et üks on siis see, et Jabra Elite uued seeriad 3, 7 ja 7 Pro, mis tegelikult tulid vist siin eelmise aasta lõpus juba välja, aga nad vaikselt nagu tiksusid siia meie nüüd selle aasta jooksul. Minu isiklikud lemmikud selle aasta klappidest, et Elite 3 eriti siin 60-70 euro kandis sellise heliga nii mugavaid klappe väga tihti ei leia. Väga head, just. Ja viimane klapi uudis, mis iseenesest ei ole uudis, aga mis on siis nagu meil siin topis sees, mis on ilmselt selle aasta kõige suurem peale need Sony Linkpadside innovatsioon või uuendus, tegelikult olemasolevate klappide uuendus on Apple'i AirPods Pro 2, millel on kõvasti parem heli, nüüd saab selle varre pealt heli tugevust reguleerida ja kõige olulisem asi on see, et mürasummutus on 2 korda parem kui varem ja enne oli juba väga hea, nüüd on nagu veel parem. Sellised asjad on minu poolt ja nüüd me pöördume sinu poole ja vaatame, mis on ilu- ja kodutehnikas uut toimunud. Ja, et kodutehnikas me oleme tegelikult robotitest, me oleme hästi palju rääkinud ja tegelikult on see üks juba ala, kus on areng toimunud hästi kiiresti nüüd viimastel aastatel just. Eriti just see, eks selle aasta on ilmunud need siis ise tühjendavad ja ise pesevad. Sest inimesed lähevad järjest laisemaks, mulle tundub. Ei, tegelikult on see, et mugavus maksab ja kui ennem oli hästi palju oli mudeleid, mis tühjendasid ära selle tolmukanistri, siis nüüd järjest enam hakkab tulema ka mudeleid, mis pesevad seda moppi. Et tegelikult teevad nad selle puhtuse taseme nagu suuremaks, aga samas teevad elu mugavamaks. Et Ecovaxi mudel on hetkel meil see Ebot X1 on saadaval. Ja Sakol on ka kohe tulemas. Sakol on kohe tulemas, aga hetkel ei tea, millal ta kohale jõuab. Ja need siis teevad just seda, et nad, kuna mopp saab ikka üsna ruttu mustaks, tegelikult saab küll, jah. Pesevad selle ära, kuivatavad ära ja hakkavad otsast pihtaks. Ja täidavad ise ka seda veekandistrit seal vahetavad ette. Ja nii-öelda tal on vesi laadimispesas ja siis ta aeg-alt täiendab oma selle tolmuimeja veepakki siis. Et tegelikult suur innovatsioon jällegi kokkuhoitud aja poole, eks ole, just, et ma ei pea ise käima ja siis mingil hetkel ma vaatan, mis seal toimub ja puhastan kui vaja, eks ole, aga ma ei pea seda igapäevaselt tegema. Ja kuna tänapäeval on kõigil äpp juures, siis see tolmuime hõikab aegalt sulle, et kui mul on vesi otsas. Selles mõttes väga oluline innovatsioon ja teine sama oluline innovatsioon on minu arust ju see, et Philipsi varras, mis siis peseb, eks ole, et me tegelikult korraks sellest rääkisime, aga see on ka ikkagi selle aasta trend, sest varem pole sellist asja olnud. Ja just meil on moppivad varred on peaaegu kõikidel tootjatel juba olemas, aga just see pesev, et selle peseva varrega ma arvan, et Philips astub Kärcherile kanna peale päris tugevalt. Kas Kärcheril on vist niimoodi, et neil on ainult pesevad masinad, ainult imevad masinad, neil ei ole nagu 2 ühes või on? Neil tegelikult siin mõni mudel tõmbab üles ka suuremat prahti, aga ta ikkagi ei ole nagu tolmuimejana, ta pigem võtab nende rullikutega lihtsalt selle prahi kaasa. Samamoodi ka see Philipsi Neptun võtab tegelikult selle pesemisharjaga ka prahti kaasa, et ei ole niimoodi, et ma pean nagu ennem tolmuimejaga puhtaks tegema, et seda muret ei ole. Kuigi tal on kaasas, tal on 2 vart kaasas, et üks ongi siis pesija ja teine ongi kuiv varr tolmuimeja. Just, et ongi vahe selles, et kui varem need mopivad tolmuimejad lihtsalt siis moppisid, eks ole, siis seekord on see, et ta teeb... Ta peseb, see ongi vahe, et ta tõmbab selle musta vee põrandalt üles tagasi. Just, et see on nagu suur innovatsioon, sest et vanasti olid sellised pesevad tolmuimejad, mina mäletanud hästi suured, käisid juhtme otsas ja nüüd on nagu siis ka... Mina saingi kasutada seda uut Philipsit ja väga mugav on kasutada. Tolmuimeja on Philipsile täiesti ootuspäraselt väga hea Philipsi tolmuimeja, aga just see pesuri pool oli siuke uus ja innovatiivne, et seda enne pole olnud. Nii, mis meil veel on toimunud selles maailmas? Koristamises meil rohkem vist mingit suurt innovatsiooni pole toimunud, eks ole? Koristamises ei ole, et nüüd, mida mina alati ka naeran, Electrolux tuli ka nüüd siia poole üle, kus on mootor üleval. Ja Bosch. Ja, et eks siis tegelikult see tee, mis Dyson ja Tefal, eks Philips tegelikult oli enne Tefalit, mis tegid, just nüüd on järgi tulnud, et ikkagi see trend on nagu ja samamoodi, eks ole, kõik üritavad ka sinna moppiva ja see moppimine on ikkagi oluline inimeste jaoks, sest me tahaks koristada nagu ühe korraga. Täpselt. Ja kuna päris otse põllu pealt tuppa ei tule, siis see tuba tegelikult must ei ole, ta pigem võib-olla vajabki seda sükust mopiga värskendamist. Täpselt.
et jah, sellised tolmuimevad arenevad ikkagi jätkuvalt nagu tohutu kiirusega ja kogu see arengu mõte on ikkagi see, et anda meile rohkem vaba aega, et me peaks nii palju koristamisega tegelema. See koristamine nüüd tüütu ei oleks. Just. Kuidas me köögis aega kokku hoiame? Oi, ma ei tea, köögi aeg on siuke, et tegelikult on hästi palju köögiuuendusi ka, et kuigi vahepeal tundub, et siuke, et ei olegi midagi uut, aga mis meil on airfryerid on juba siin paar aastat siukest võidukäiku teinud. Nüüd on paar uut asja. Ja on Tehvalil on 3-1, ehk siis tal on aurutaja peale pandud. Seda ma proovisin ja see oli tõesti hea, see aurutaja oli eriti huvitav sellepärast, et mul on ka juba üle 10 aasta kasutanud ühte Severini lihtsalt aurutajat. Tavalist aurutajat, jah. Ja selle Tehvali Airfryer aurutaja võttis nagu kordades vähem vett, kui see aurutaja, see töötab teise süsteemiga, eks ta suunab selle auru läbi just jah, et see töötab sama efektiivselt väiksema ajaga ja vähema veekuluga. Et huvitav ja on loomulikult see, et sul on 3-1, eks ole, et ta aurutab, ta natuke grillib ja saab airfryerit kasutada. Klassikaline airfryer ka, eks ole. Minule näiteks meeldibki see, et kui ma natukene aurutan juurikaid, et ei lase päris pehmeks, ja siis ma lasengi pärast airfryeriga üle, et on natuke rõbedam, et siis petab lapsed ka neid juurikaid sööma ära. Just, ja vaadates siin kinnisvara müügikuulutusi, kus müüakse 2-toalise korterid, milles on 33 ruutmeetrit, siis sinna kullalik ahi või pluss grill ära ei mahugi. Enam sinna kööki seda suurt ahju teha ja tegelikult ei ole kohe. Selline asi tegelikult teeb 3 asja ühes ja piisavalt hästi, eks ole. Ja praegult üldse ongi moes need nii-öelda mitu asja ühes köögimasinad, et tegelikult on ka survekeetjad ja nii-öelda slow cookerid, ma nüüd ei oska öelda, kuidas aeglased siis aeglane küpsete multi- ja survekeetjad, ehk siis seda sükest survekeetjad me tegelikult kõik teame, et teeb surve all vanast Vene ajast ja see survekeetja pluss on tegelikult see kiirus, millega ta ära teeb kõik asjad. Ja nad ei ole puhtalt tegelikult ainult liha valmistamiseks, siin tegelikult on retseptid, on pudrud, moosid ja muud kastmed, kõik asjad saab teha. Aga minu jaoks just see survekeetja puhul oli see kiirus. Et kui ma teen 30 minutiga sükuse suure liha ikka täiesti pehmeks niimoodi, et ma teda ei pean tõstma nagu nii-öelda abivahenditega, et see liha on nii mõnusalt pehme, et see on nagu see pluss, mis neil masinatel on. Ja teine see ongi see aeglase küpsetamise asi, mis on sama, eks teeb hästi õrnaks selle liha. Teeb hästi õrnaks ja siuke restorani liha saad kodus teha. Ja see on see, et sa paned käima, unustad ära, ta ütleb sulle ka valmis on, eks ole, et sul ei ole nagu vaja ja loomulikult kõik need tavalised klassikalised siis multikeetja või sellise omadused on olemas, eks ole, et sa saad kiiresti putru teha kõiki muid neid asju, eks ole, mitukümmend erinevat asja. Programme juurde pandud, see ongi jälle see, et üks masin teeks rohkem kui lihtsalt ainult ühte. Ja lisaks on see, et see võtab tegelikult keskmise poti suurune, ta võtab nagu hästi vähe ruumi. Ja võrreldes sellega, et kui ma teeks aeglaselt ahjus liha, kus ma seda 60 liitrit kuumutan 6-7 tundi, siis see pott on jälle elektri poolest ikkagi soodsam mulle. Täpselt. Nii, mis meil veel huvitavat on olnud selle aastal? Mis on hästi teema? On komposteerimine. Jaa, sest et siin järjest rohkem nagu ikkagi surutakse selle peale, et me peame ise oma prügiga tegelema, sorteerima ja kuhugi ja just toidujäätmetega. Just. Meil on näiteks olemas, linnas korteris on olemas eraldi siis toidujäätmete konteiner, mida kes täidab, kes ei täida, eks ole, aga tüütud on, aga see komposteeriv asi on ju selles mõttes mugav, et sa viskad oma jäägid sealt taldrikust sinna, paned ta kinni, ta ei jää su kuskil nukka haisema ja teeb ta väikseks. Seda nii-öelda ämbri teemat, et tegelikult panengi toidukomposterisse oma nii-öelda toidujäägid, tema siis kuivatab ja purustab niimoodi, et ma saan reaalselt kas või lillepeenrasse selle puru ära valada. Kui lillepeenrat ei ole, siis lähedki viitkida korra nädalas sinna või ma saan tavalisse prügi sisse panna sellepärast, et ta enam ei ole siuke toidune ja märg. Muidugi on see, et ma päris suppi sinna ei väla. Mitte vedelik, eks. Mitte vedelik, et tegelikult jällegi asi, mis meie siin sellis järjest rohelisemas ühiskonnas, eks ole, on väga oluline, et sa saaks oma jäätmeid korralikult. Ja inimestel on ju vallad juba nii-öelda pakuvad neid kompostimiskaste, need on küll nüüd õue, eks ju, aga mul ei ole võimalik õue panna seda kompostikasti, et ma ei panna ukse taha niimoodi korterist. Et see on siuke korteri inimese võimalus ka ikkagi roheliselt käituda mõnede jäätmetega. Väga mõistlik. Mis veel oli äge, on seda, neid tooteid tegelikult on Blendtekil ja Sage'il on nüüd siuke blender, millega saab teha ka suppi. Aga siis ka nagu siis vanasti oli meil nagu Tehval ainult supiblender, eks mis keetis suppi, aga nüüd on see asi pannud tavalise blenderi külge. 2 ühes. Eks ta kuumutab ja samal ajal siis segab.
ja ta on mingi aeglane režiim, mis siis... Seal on nüüd niimoodi, tegelikult Tefali masinal on see, et ta päriselt keedab seda suppi. Et kui Blendtecil ja Sage'il siis kuumutatakse terade liikumise jõul, ehk siis tekib see hõõrdumisjõud, ja Tefalil nüüd keedab. Ühesõnaga, Tefal on võtnud oma selle nii-öelda know-how, mille nad on saanud selle supiblenderi tegemisest, ja on pannud see tavalise blenderi sisse, sest Tefal on ka tegelikult suure tavalise blenderi tootja. Ja tavalised blenderid on tal ju valikus hästi kaua olnud ja väga head masinad. Et see nüüd sellel masinal ongi 2 blenderi osa, nii-öelda 2 kannu, üks on supikann, teine on tavaline blendrikann ja ülimugav kasutada, mõlemale kannul on siis 5 erinevat programmi ja õnneks on ta ka nutikas, et kui ma nüüd panen plastikkannu sinna masina peale, siis ta mul suppi keeta sellega ei luba. Just, no mõistlik, eks ole. Ilmselt on aga suppi keetmiseks on siis klaaskann. Väga äge ja väga kiirelt saavad supid valmis. Ja tegelikult on mul seal võimalus teha ka tavalist suppi, et ma ei pea alati tegema püreesuppi. Et selle ma siis otsustan pärast, kas ma blenderdan ta ära. Just. Okei, väga ülimõnus kasutada. Mina kui lapsevanem, hambaarjad laste omad, et nüüd tulid hästi huvitavad, on Foreo issad. Need on silikoon. Need on silikoonist, jah. Ehk siis vähem bakteri vist oli see üks asi hästi õrnad, eks ole. Ja silikon ja lihtne saam puhtana hoida. Ma ei pea nii tihedasti seda hambaarja otsikut vahetama ja teiseks ta on igemetele õrnem, et kellel on väga helad igemed, et siis Foreol on tegelikult ka täiskasvanute omasid, et siis saab kasutada pigem seda silikoni, aga just see ka, et ma ei pea nii kiiresti vahetama otsikut. Väga põnev, aga ma arvan, et meil on nagu täitsa korralik ülevaade nendest toodetest, mis sel aastal on nagu väga ägedad olnud, kui me midagi kõrvale jätnud vist, eks ole. Ma loodan. Saime nimekirja täis, mis on nagu top 10-20, saime igal juhul siit kätte sellised asjad, mis on nagu väga põnevad ja mina ootan, mida põnevat toob uus aastas, kindlasti ta midagi põnevat meile toob. Sel aastal oli nagu hästi selline kuidagi varjusurmas ootas uus innovatsiooni oli see telefonide osa eriti, et ainus, mis nagu tõsiselt nagu uuenduslik tundus mul olevat, oligi iPhone 14 Pro ja Pro Max, mis on siis lahti saanud sellest klassikalisest kulmust ja nüüd on läinud sellise tabletikujulise lahenduse peale, mis täidab ka selliste uuendatud teavituste asukoha ülesannet, mis näeb nagu väga äge välja ja mis muidugi tuleb hinnaga, sest et ka iPhone 14 Pro ja Pro Maxi hinnad on sellised, mis ületavad ikkagi, lähevad 4-kohaliseks, eks 1000 eurosse enam seda telefoni ei saa. Aga... telefon on armas hind, nii väga mitte. Just, aga samas telefon on ka meie konkurentsid kõige rohkem kasutada tehnikaseade, eks ole, et võib-olla mõnikord on seda hinda väärt. Ja, eks 14 Pro see filmimine ja pildistamine ja isegi tahaks. Just, aga sellise tõdemusega, et soovi jõuluvanale, me võtame selle saate kokku ja tuletame teile meelde, kui te tahate anda meile teada, millest me võiksime rääkida või millistel teemadel teie küsimustele vastates, andke meile teada, kirjutage meile, meie aadress on saade@euroniks.ee või postitage meie Facebooki, Instagrami postituste alla, me kindlasti loeme kõik teie kommentaarid läbi ja teeme seda saadet vastavalt. Järgmine kord ma üritan jõuda sinnamaani, et rääkida sellest, mis on meie selle aasta või mööduva aasta, eks ole, siis suurimad tehnikasündmused ja uudised, et neid on ka igasugused, mis ei puuduta tooteid, võib-olla natuke räägime toodetest ka, aga mitte toodete uudised on selle aastal siin Eestis ja ka mujal maailmas väga palju olnud ja ilmselt võtame ka aasta nende kokku, aga seni meie täname kuulamast. Aitäh!